Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile Zoom.tas keskkonda, mis võimaldab siis teha veebikohtumisi. Ma olen siia keskkonda endale juba konto teinud ja sisse loginud ja kui me vaatame siit siis, kui palju me saame tasuta teha, siis tasuta on võimalik teha kohtumist, kus on kuni 100 osalejat ja see kestab kuni 40 minutit. Nii et selliseks õppetööks on see tegelikult täiesti paras aeg ja osalejaid nähtavasti korraga nii palju ei ole. Nii, aga kuidas see asi siis käib, et kui konto on teil tehtud ja te olete sisse loginud, siis selleks, et nüüd sellist kohtumist luua, pean ma siis siit valima selle schedule a meeting, et tee siis kohtumine ja siit ma näen siis kohe, siin ongi siis minu miitingud ja mul on siin, ma näen siin oma eelmiseid kohtumisi, mis ma olen siin teinud ja mul on siin oma personaalne kohtumisruum, aga paneme siis siit uuesti siis, et teeme uue kohtumise. Nii, kõigepealt paneme pealkirja, et näiteks, et mul on plaanis siis eesti keel 4. klass. Võin panna ka kirjelduse, aga see on vabatahtlik. Siis ma pean panema kuupäeva, mis ajal see siis toimub, kellaaja, kaua ta siis kestab ja siis ta hoiatab mind, et minu siis selle kontoga saab teha seda kuni 40 minutit. Siis on hea valida ka oma ajavöönd, et Eesti on meil siis +2 nagu Helsingi ja siis ta teeb mulle automaatselt selle kohtumise ID, mida ma saan siis teistega jagada. Ja ma saan nüüd kohe otsustada, et kas videot me kasutame, kas osalejad ka kasutavad ja audio puhul siis telefon või siis arvuti ma jätan praegu siin mõlemad. Ja on võimalik veel panna seda, et kas on võimalik ühineda enne, kui siis korraldaja sisse läheb, enne kui õpetaja, ma seda praegu ei pane, siis kas ma võin panna kõikidele osalejatele, et nad on mute vaikimisi juba, näiteks kui mina tahan rääkida ja kui mul on palju õpilasi seal, siis võib-olla on targem seda kasutada, sest muidu tuleb seda mikrofonidest seda lärmi väga palju ja kas ma siis tahan teha ka selle ooteruumi vajadusel, võin seda kasutada ja võin ka siis selle kohtumise automaatselt salvestada oma arvutisse ja siis ma saan seda näiteks pärast õpilastega jagada, kes kohal olla ei saanud. Nii et selle võin siis panna, aga ma saan ka panna siis, kui see kohtumine juba algas. Ja vajutan nupule save. Nii, ja nüüd on mul siis see kohtumine on olemas. Võin panna ta endal ka veel kalendrisse ja vot nüüd on oluline õpilastele saata vot see meeting ID. See on nüüd see, mille kaudu nemad saavad sisse või siis ma võin ka saata neile siis selle ühinemise urli, et olenevalt siis kuidas teil endal nüüd tundub, et see asi mugavam on. Ja kui see on tehtud, siis vajutan start this meeting, alusta seda kohtumist, mina olen praegu arvutis, minul avatakse siis eraldi aken selleks, nutiseadmel on Zoomi jaoks oma äpp, väga mugav on sealt sedamoodi kasutada. Nii, ja nüüd küsib mult, et kas ma tahan kohe ühineda audioga. Ma panen jah. Ja ma panen endal praegu mute'i peale, sellepärast, et kuna ma teen videosalvestust ka, siis võib hakata segama. Ja nüüd on mul siis siin näha, et mida ma siin siis teha saan, et ma võin oma video kinni panna, kui ma tahan, siis ta näitab ainult siin nime. Siis selle kaudu käib siis kutsumine, et ma võiksin siis saata kas e-maili või siis kopeerida selle urli ja tegelikult nüüd seda aadressi või neid numbreid, neid on nüüd kogu aeg siin näha. Nii et selle abil saavad siis osalejad sisse ja kui ma olen selle neile saatnud, siis on nad seal olemas. 3 osalist selles kohtumises, et ma küll kasutasin siin oma seadmeid ja kõigi puhul saan siis panna ka unmute, et nad siis saavad rääkida. Ma võin kasutada galeriivaadet, siis on teil kõik õpilased ilusti siin ees. Või siis selle speaker view, see tähendab see, et ma näitan seda, mida siis mina tahan parasjagu näidata. Ja siin on näha ka kõik minu osalejad. Saan siis panna neil vajadusel kaameraid kinni. Ja siis on siin olemas ka selline asi nagu chatiruum. Et siin ma saan öelda kõigile näiteks
nemad saavad kirjutada vastu, nii et võite ka otsustada nii, et näiteks teie õpilastega hoopis chatite, et teie räägite, õpilased chativad. Siin ma ütlesin teile, et on võimalik siis ka vajutada record nupul, et sellisel juhul tehakse siis salvestus teie veebiseminarist ja see on teil hiljem arvutis olemas. Ja siis on ka siis sellised reaktsiooninupud siin, et on võimalik siis öelda, et mingisugune asi meeldib või mingisugune asi ei meeldi. Ja kohtumise lõpetamiseks pean ma klõpsama end meeting. Aga on ka veel võimalus siis siin teha erinevaid asju, et näiteks on võimalik jagada ekraani, et kui minul on siis mingisugune koduleht või midagi lahti, mida ma tahan õpilastele näiteks selgitada, valin selle välja ja võin jagada siis puhtalt kas mingisugust näiteks, jagan praegu siis ITSA kodulehte. Ja kui see on mul lahti, siis on mul tegelikult võimalik ka siia peale näiteks kirjutada, joonistada, igasuguseid asju teha. Kui ma nüüd selle jagamise tahan ära lõpetada, klõpsan stop, jagamine lõppes, võtame veel korra, siis on siin ka olemas tegelikult selline tore asi nagu whiteboard, et mul on kohe tahvel. Võtan selle valge tahvli ja nüüd on tegelikult niimoodi, et kui mul oleks nüüd iPad ja selline korralik nutipliiat, siis ma saaksin siia ilusti kohe kirjutada ja selgitada mingisuguseid ülesandeid õpilastele ja kasutada siis erinevaid variante. Nemad kuulavad ja vaatavad ja mõtlevad siis kaasa. Värvid ja kõik muud asjad, nii et nii nagu tahvlitel on, siis siin on päris palju neid asju. Mugav on muidugi nii teha, et kui midagi on juba valmis kirjutatud ja ma täiendan. Nii vajutan jälle stop sharing. Nii et tegelikult siis väga lihtne võimalus teha sellist kiiret